tervitame teid kõiki siis. Ja. Mulle tundub, et kõik on saanud siia praegu ühenduse, nii et me oleme kõik siin kuuldel. Et ma ütlen veel kord, et võib-olla on hea, kui mikrofonid ära panna, need, kes ei räägi hetkel, sest muidu jookseb siia sisse ja kui me nüüd Heleniga veel kahekesi hakkame rõõmsalt rääkima, siis võib tekkida selline helide ülerääkimine. Nii. Ma vajasin natuke juhendamist, Kairi, kuidas ma sain jälle nüüd panna selle peale, et mul oli see view oli nagu suurelt. Mul ei tule praegu meelde see, kuidas see käis. Seal üleval on see. Ja seal üleval. Ei, ma ei leia seda kohta. Ja siis sa share'is seda meile ka, mida sa... Okei, ma share'in, aga siis sa igal juhul siis juhenda mind tagasi, on ju, et kuidas ma saan. Kuidas ma siit saan. Mis nüüd siis on? Nii, hea küll, ma proovin kõigepealt ennast leida. Nii, olen siin ja siis panen share screen. Mis siit kõik välja tuleb, ja? Okei, panen screen, panen share ja nüüd avan selle PowerPointi. Kas kõik näevad seda PowerPointi? Aga nüüd ma tahaks... Slideshow ülevalt. Ülevalt. Ülemine riba. Oota, ma ei näe, mul on siin teine riba ees. Milline? Täiesti ülemine. Võt liigu ja edasi. Just edasi. Siit. Nii, aga mul ei muutunud midagi. Nüüd muutus. Kas nüüd on hästi näha või ei ole? Jaa, on küll. Nii, super. Siis me võime alustada. Ma tegin väikse spikri, et oleks hea vaadata. Kas sa tahad, Kairi, öelda mingi teessõna või kuidas? Jaa, ma lasen siit veel sisse, kes meid tahavad tulla ja tervitame siis täna kõiki rõõmsalt siin ja money mindset nagu on selline meie huvitav teema täna. Ja ma võib-olla alustaksingi sellega, et kui me oleme siia nüüd kõik kokku tulnud, et igaüks võib-olla korraks ütleb, et kui sõna näiteks raha, et mis mõtteid see või mis emotsioone see sinus üldse tekitab või kuhu see sinu sisemine mõte nagu hakkab liikuma seoses rahaga. Kas see hakkab liikuma selles suunas, et võib-olla, et kas seda võiks rohkem olla või tekib mingisugune emotsionaalne koht sellega seoses, et täna mul läks näiteks nii ja sain parkimistrahvi ja pagan küll on ju, või tekib siin mingisugune muu side sellega või et mul on vaja, minul näiteks isiklikult on vaja elamisega tegeleda, siis on võib-olla see mingi koht, et kui sa korraks hetkeks mõtled selle raha peale, et missugune emotsioon või mis mõte sul siia tekib juurde seoses rahaga. Mõtle korraks selle peale. Ja kui sa oled kontakti saanud, siis vaata, mis emotsioon sul seal on, mis tunne sul tekib sellega, selle seoses selle mõttega. Oled sa seal nagu sügune rahulik või tekib sul sinna mingi emotsioon taha? Kuna praegu on raha teemat nii palju hästi käsitletakse, siis ja see on meie igapäevane teema, sellepärast, et raha on meil pidevalt mingisuguses muutumises praeguses ajas. Ja hinnaliselt on ju ka väga suured muutused, siis see tekitab igal juhul emotsiooni. Ja läbi tänase siis õhtu me seda korraks nagu natukenegi vaatame. Nii, ma arvan, et kõik on saanud selle tunde kohe enda käest kätte, nii et ma arvan, et ma annan nüüd sõna sulle. Ja mina veel lisan, et kes tahab ja kes on julgem. Muuseas, midagi on chati ka tulnud, Kairi, sa vaatad chati ka. Et Ingrid kirjutab, et hea elu tekitab. See on ka emotsioon, hea elu. Te võite veel chati kirjutada, et miks te siia tulite. Ja ma ei mõtle praegu seda, et ma tulin teada saama money mindset või nii, et aga võib-olla mis on selline akuutne rahaline probleem, mis sul on. Ja kui sa selle välja kirjutad, siis sa saad seda võib-olla lihtsalt nagu kogu aeg endale peegeldada läbi siis sellise meie vestluse siin. Et ühesõnaga, miks sa täna siin oled, mida sa tahaksid oma rahalises elus muuta, kohustuslik see muidugi ei ole, et vaadake ise, kuidas te ennast mugavalt ja hästi tunnete. Ja pange tähele ka seda ebamugavust võib-olla, mis ei luba kirjutada chati, et ma olen sellepärast
siin, et ma tahaks, et mul oleks oluliselt parem rahadega või nii edasi, lihtsalt märgake. Ja ma ütlen veel siis, et tänane töötuba on siis kokku pandud Innermind praktiliste koolituste põhimõttel. Mina ja Kairi oleme Innermind teraapiliste koolituste koolitusjuhid, ettevõtte asutajad, ma ei tea, kuidas veel öelda, Kairi võõrustajad. Nii et räägime ka läbivalt Innermindist, aga tänane teema siis, kas sinul on money mindset või siis kas minul on money mindset. Ja meelega on valitud inglisekeelne pealkirja, et oleks võimalik selgitada, mida see mindset tähendab, et see tegelikult ju tähendab mõtteviisi. Ma näen, et üks slaid on siin veel, et mis siin täna töötoas teada saab, et kas on julgust omada raha, kas raha oman mina või raha omab mind, kus on minu raha ja millised takistused rahalistest uskumustest. Need on sellised kontekstist välja repitud võib-olla teemad, et see teema on nii lai ja nii seondub siin kõik. Aga ühesõnaga, ehk et tekiks siis võimalus selgitada, mis on mõtteviis, mis on mindset. Money mindset on siis mõtteviis rahast, nagu money ütleb. Ees ja mindset on siis tegelikult selline hoiak või mõtteviis ja mõtteviis koosneb millest? Mõtteviis koosneb mitte ühest mõttest, mitte ühest harjumusest, mitte ühest hoiakust, vaid see koosneb tervest sellisest jadast, ma ütleksin, ehk et mõtete jadast, harjumustest, hoiakustest, refleksidest, automatismidest ja kogemustest. Ja kui me räägime rahast, siis raha puhul on võib-olla kõige määravamaks, mida arvatakse, ongi isiklikud kogemused rahaga. Sest kui me vaataksime lapsepõlve ja mõnda lapsepõlve kogemust, siis meil midagi juhtub lapsepõlves, ja see kogemus jääb meid saatma terve elu. Aga mis siis tegelikult juhtub, on see, et see mälestus saadab meid ja see mälestus muutub tegelikult ajas ka. Me ei märka seda, me arvame, et see on üks ja seesama, aga tegelikult see muutub. Rahaga on siin juures veel üks nüanss ja see nüanss on just nimelt seesama isiklik kogemus. Me hakkame rahaga saama oma isiklikku kogemust ja me hakkame seda isiklikku kogemust uskuma. Sellepärast, et mina tegin, minul juhtus, mina tunnen, need on minu mõtted, järelikult see kõik on tõsi. Me ei kahtle isegi mitte korrakski, et kuidagi võiks olla see teisiti. Ja veel vähem me mõtleme selle peale, et see kogemus on juhitud tegelikult minu alateadvusest ja see jõuab ikkagi võib-olla sinna varasesse lapsepõlve või siis kusagisse eelnevasse aega välja. Et ma tegin natukene selle töötoa ringi viimasel hetkel, sest ma lihtsalt tahtsin kogemuslikult läbi proovida ja ma jõudsin selleni, et siin on väga suur väärtus just sellel, kui inimene avastab, et ta on loonud isikliku kogemuse, ta arvab, et see on tema kogemus, ta arvab seda tõeseks ja kui ta siis hakkab tõmbama paralleele lapsepõlvega, ta ütleb, et ei, see ei ole nii, aga tegelikult mõne aja pärast on võimalik aru saada, et see on just nii ja alateadvusest tuleb see ka kenasti välja, kui alateadvusega tööd teha. Kui vaadata veel siis, millest saab alguse money mindset, ehk siis see mõtteviis rahast, eks ju. Meil on erinevad finantsreeglid, näiteks ka riigiti. Taanis ei tohi omada ettevõttes sularaha, Eestis on see natuke teistmoodi. Perehoiakud, mida ma siin all mõtlen? Ma mõtlen seda, et mõnes peres on raha väga tabu teema. Üldse ei räägita rahast, varjatakse või siis ka sõprade ringis näiteks, eks ju, et ei ütle ja naljalt, eks palju ma palka saan või palju meile makstakse. Siis võib see mõtteviis saada alguse veel teadlikust mõttest ja mida ma mõtlen, see ei ole teadvustatud mõte, vaid see on teadlik mõte. Teadlik mõte on see, et ma tean näiteks, et mu ema on mulle öelnud, ära hoia rahakotis rohkem raha kui 25 €, muidu varastatakse ära. Ja, või kui ära varastatakse, et siis on kahju, kui ära varastatakse. Aga vaadake, aeg on nii palju muutunud. Kui vanasti oligi inimestel raha, eks ju, hoiukassas ja oligi rahakotis võib-olla kogu raha, siis tänapäeval on ju kõik hoopis teistmoodi. Aga see mõte jääb meid saatma. Ja siin toimub allalaadimine. Ma räägin sellest ka kohe mõne aja pärast, et kuidas on allalaadimisega. Siis on alateadlik mõte.
alateadlik mõte on siis see mõte, millest me juba ennem puudutasime, ehk et see on siis pärit vanematelt, vanavanematelt, kõigest sellest, mida ma olen kuulnud televiisorist, ei tea kust, sellepärast et alateadvus läheb alla absoluutselt kõik, mis ta kuuleb, mis ta näeb. Ja me kasutame seda ka alateadlikult, sest me ei ole teadvel sellest mõttest. Ja siis muidugi see kogemuspõhisus, millest ma juba eelnevalt rääkisin, ma väga pikalt siin ei peatu. Ma usun, et see punkt sai nagu väga selgeks, et mida ma selle kogemusega mõtlesin. Ehk et ise loome oma kogemuse, usume seda 100% ja me ei vaevu seda kontrollima. Nii, ma korraks vaatan, et millal ma teile, ma räägin selle allalaadimise teema kohe ära. Muidu mul läheb meelest ära, ma olen siia teinud omale märkmeid. Kui me vaadake enda ümber mõnda situatsiooni, see on ka eelnevates töötubades meil läbi jooksnud, sest see on hästi oluline. Kuidas toimub allalaadimine? See on niipidi, võiks öelda, et see on info omaks võtmine, aga allalaadimine toimub mitte ainult läbi selle, et mis ma ütlen endale või mis ma kuskilt loen, vaid see toimub märksa kiiremini. Et kujutage ette, kui te seisate näiteks trammipeatuses ja keegi räägib millegist, näiteks, eks ju, et räägib rahast, siis te laete selle informatsiooni automaatselt alla. Kui teil just ei ole kõrvaklapid peas ja võib-olla kuulate enda muusikat seal, et te laete selle informatsiooni alla, iseasi on see, et kas te teadvustate seda või ei. Ehk kas te märkate seda, et te laete selle informatsiooni alla või ei. Ja millal te märkate, et te olete selle informatsiooni alla laadinud. Ja kui nüüd teie alateadvuses ja sisemaailmas on kohe mingisugune triggerpunkt olemas, siis toimubki sealt see pööre, mingit otsustamist selles ei ole, sest see on automaatne. Ja toimubki sealt see pööre, kus teie mõtteviis hakkab selles samas trammipeatuses kuuldus jahvatama ja oma elu nii-öelda edasi elama, sest et peremeest ei ole, kes kutsuks teadvele, kes saaks aru, et kuule oota, et nemad rääkisid, see ei pruugi võib-olla üldse minusse puutuda. Ja see tundub praegu isegi võib-olla naljakas ja imelik ja miks ma seda ütlen, aga ma veel kord juhin tähelepanu, see on niivõrd automaatne, et võib-olla kui see näide teile ei resoneeru, siis vaadake jälgige lähipäevadel, loodetavasti see näide jääb teile meelde või meenub, kuidas te laete informatsiooni alla, kui kiiresti te samastute informatsiooniga. Ja siia hulka kuulub ka see, et kui öeldakse, et kõik hinnad on tõusnud, aga kas on? Tegelikult ei ole. Mõned hinnad on läinud ka odavamaks, aga me võtame seda kõike nagu faktiliselt. Nii et selline kõrvalpõige siis allalaadimisse. Nii, nüüd mõtteviis korraks pidasin vajalikuks ka peatuda siin. Ma liigun alguses üsna kiiresti, sest et ma tahan pärast, kui me hakkame lahendama seda, et kuidas seda mõtteviisi muuta, seal anda natuke praktilisust juurde. Et see ongi võib-olla ainult selline põgus puudutus. Et mõtteviis jaguneb siis positiivne, negatiivne, konfliktne, neutraalne. Kui me vaatame korraks, mis on positiivne, siis mis on positiivne? See on näiteks võib-olla, eks ole, seesama, et mul on valmisolek oma probleemi lahendamiseks. Ma tean, et ma saan selle probleemi lahendatud ühel või teisel viisil. Ma ei tea, kuidas, aga ma tean, et ma saan selle lahendatud. Sellest piisab. Kontrolli tunnetamine. Kontroll määrab ära kõik. Ta määrab ära meie käitumise, mis algab otsustest, kas ma suudan olukorda kontrollida või ei suuda ja kas ma suudan olukorda kontrollida ja juhtida ka siis, kui olukord on kontrollimatu. Mõnikord lähevad, eks ju, ma ei tea, näiteks rahareform, ma ei saa sinna midagi teha, aga kuidas ma saan säilitada kontrolli siis iseenda üle, kainelt mõelda. Ja muidugi siis optimism, avatus, lahendusele orienteeritus, edenemise märkamine, edukogemus, edenemise märkamine, tunnustamine. Seda ei ole meil üldse peaaegu. Sellepärast, et mis asja on, nii raske on ja nii halvasti on ja see või teine, või siis kui olen isegi optimism, aga seda ma ei märka, et ma olen juba selle sammu ära teinud ja selle sammu ära teinud ja selle sammu ära teinud. Ehk et tihti ei osata tagasi vaadata ja võib-olla ei osata ka ennast tunnustada. Mitte alati, aga see võib olla. Kui me räägime negatiivsest, siis siin on ka ju hästi lihtne. Hirm, ärevus, pärast tulen korraks selle juurde tagasi, tahan ühte avada, ühte mõtet teile siin. Kontrolli puudumine, ma usun, et see on juba arusaadav. Negatiivsus raha mõiste ümber. See on siis see, et kõik, mis puudutab raha, siia kuulub allalaadimine, mida ma olen lapsepõlves omandanud, kõik, mis ma olen kuulnud, raha ei kasva puu otsas ega raha rukkis pole ja kõik sellised laused.
jälle meile tundub, et need on tühised laused ja see ei puuduta meid. Aga me töötame korra siia vahele ütlen, et kuna siin oligi siin chatis ka, et lahustada negatiivsed uskumused rahaga, selline soov, et kõigepealt ongi ära vaja tuvastada enda jaoks, et mis on see minu uskumus minus. Ja mõnikord on see selline uskumus võib-olla, mis on nagu tulnud kuskilt täiesti sellisest kohast, millest me võib-olla ei teagi, keegi on kunagi midagi öelnud, näiteks raha kohta. Ja ma olen selle nagu võtnud selle uskumuse täiesti iseenda jaoks ja see võib olla täiesti põlvest põlve. Mul on üks tuttav, kes räägib kogu aeg, et meie suguvus on kõige vaesem. See on väga tugev uskumus ja see tuleb põlvest põlve juba, see ei ole isegi nagu antud hetkel. Nii et hea on kõigepealt nende negatiivsete uskumuste juures ära võib-olla märgata just seda, et mida ma kõigepealt iseendale räägin ja see, et millised on olnud ka minu perekonna uskumused, et see on nagu ka väga tugev mõjutaja, nii et need negatiivsed uskumused ei ole ainult minu enda mõtted, vaid need on juba tulnud võib-olla kaugemalt. Ja võt siis saab hakata sellega tegelema, sest kõigepealt on vaja see teadvustamise koht endale selgeks teha, et mis on see minu sisemine uskumus. Et võib-olla on see, et ma ei saagi olla edukas. Näiteks kui ma mõtlen iseenda peale, siis minul terve naisliin suguvõsa on olnud naised kõik sellised, kes ei ole keegi edukas olnud. Ja kui mina hakkasin tegelema ettevõtlusega, siis ma sain sellest aru, et kõigepealt on minul vaja see uskumus enda sees selgeks saada ja seda nagu veidikene ravida endas ja alles siis ma saangi võib-olla selle ettevõtlusega hakata tegelema, et vaadata võib-olla sellist natukene laiemat pilti ja natuke siuke väike asi. Ja siis oli veel selline mõte siia juurde, et avada rahablokid ja seda on nüüd kirjutanud mitu inimest, et seda me võib-olla korra saame siin või tuleb siit, vist tuleb isegi väike selline mõtteosa tuleb siia sisse, nii et seda me räägime siis ka. Ja, et uskumuste puhul, et väga huvitavalt jälle, meil on Kairiga käib kõik väga sünkroonis, et aga selles mõttes, et ma just hakkasin jõudma sinna, et me töötame Kairiga iga päev alateadvusega ja üks asi on see uskumus, tähendab märgata seda uskumust ja siis on seda lihtne muuta. Tegelikult on lihtne muuta, nagu sa tead, kui sul on need tööriistad. Aga kui sul ei ole neid tööriistu, siis kõige hullem versioon on see, et me ei oska isegi otsida üles endast seda uskumust. Meil ei ole, seda ei õpetata kusagil koolis ja kuigi on rohkelt enesearengu kursuseid, et siis lihtsalt seda oskust ei pruugi olla, et kuidas ma selle uskumuse üles leian endas. Aga see uskumus on sellepärast, et ta peitub nii mitmes kohas. Ta peitub sõnades, mida ma ütlen. Ta peitub mõtetes, mida ma mõtlen. Ta peitub emotsioonides, mida ma tunnen. Ta peitub isegi kõigest sellest, mida ma võib-olla ei kuule, aga näen. Ja mõnikord on väga suur uskumuse koht ka see, kui ma olen teinud mingi sisemise otsuse. See on üks väga tugevaid jõude tegelikult, et ma teen otsuse, siin võib olla mõni koerakas. Et ma teen sisemiselt mingi sellise otsuse, see võib olla nii positiivne kui negatiivne. Ma teen otsuse, et ma viin selle ellu näiteks või ma teen otsuse, et ma ei tea, kas ma sellega saan hakkama ja juba see on ka otsus. Kui ma teen selle väga, väga jõuliselt, ma ei ole selles edukas ja see on väga tugev otsus. Ja ma ka sellest räägin, et mul on see nende punktide all, et kuidas siis muuta oma alateadvust. Nii et ühesõnaga, nagu me aru saame, siis ikkagi me jõuame välja selleni, et me peame töötama siin ka oma alateadvusega, sest mõtteviis tuleb sellest. Mõtteviis ei saa tulla väljastpoolt, et väljastpoolt võib meile midagi peegelduda, aga meist välja peegeldub või meie sisemaailmas hakkab ikkagi siis peegelduma see, mis on meis juba olemas, mille me oleme juba alla laadinud. Nii et ühesõnaga siin, et kui me vaatame läbi need punktid, et siin negatiivsus, mis ma rahast räägin, kontseptsioonide kinnistamine, mis on kontseptsioon? Kontseptsioon on see lause, millega ma olukorda kirjeldan. Esimene, millega ma olukorda kirjeldan, on nii. Ehk et ühesõnaga, see on selline mõte, mis on nagu siis, mõte ongi kontseptsioon. Et no näiteks, et mul ei ole kunagi raha. Või et mida teie ütlete nagu esimesena kohe, et kui ma ütlen, et okei, kuidas su rahaline seis on? Vaadake ise, mida te endale kohe vastate. Ja isegi kui ma ütlen endale pidevalt mingisuguseid samme võib-olla siin elus astudes, ma ütlen, et mul ei ole aega. See on ka takistus.
ja selle ei ole aega kohta, selle kohta mina olen saanud õpetust, mina ise astun Kriia radasid ja olen Ingvari õpilane ja Ingvar on öelnud selle kohta, et meil kõigil on aega ühepalju. Meil on aega 24/7 ja kui seda mõtet nagu laiendada korraks ajasse, et mul ei ole aega, aga kas see on siis tõsi, et mul ei ole aega? Et mis ma siis teen sellel ajal, kui mul selle asja jaoks ei ole aega? Ma teen ju midagi muud, aga see on ju ikkagi aeg, mille ma kulutan siis kas lapsele olemiseks või raamatu lugemiseks või ka sellele, et ma ei oska oma aega navigeerida. Nii et aeg puudutab ka raha, et hea siuke kõrvalpõige. Ja mis on praegu veel chati, praegu tuli siuke päris hea lause, et ma olen vaene õpetaja, et ma ütlen endale seda päris tihti ja tasub jälgida, mida ma endale räägin, sest tegelikult õpetaja võib olla väga rikas. Sõltuvalt sellest, võib-olla kui ta mingisugusest, meil on praegu teada, et meil on siin igasugused õpetajad nõuavad oma õigusi ja täiesti ma leian, et see on põhjendatud, aga võib-olla on vaja teha koolitusi võib-olla kuidagi teise nurga alt veel. Nii et sinna juurde selle õpetaja tööle näiteks, et siin see vaene õpetaja tuleb kindlasti kuskilt uskumuste osast, see on täiesti selge, et see on uskumuste üks osa. Ja. Nii, ja ühe huvitava märkena ma leidsin veel viivitamine ja selle ma leidsin oma isiklikust siis nii-öelda kogemuste pagasist ja siia alla läheb ka võib-olla selline rahakartus, mis on tugevasti seotud siis rahalise mõtteviisiga ja viivitamise all, millised näited on? Näiteks on ju, et ma ei osta praegu. Ma vaatan, mis see hind teeb, ma ostan pärastpoole. Ja siis see pärastpoole võib olla see, et kas hind on juba tõusnud, eks see hind on eest ära läinud, see sooduspakkumine on läbi või see asi on otsas ja igal juhul tekib pettumus. Ja nüüd seesama pettumus, mis on tegelikult emotsioon, see loob minusse selle tunde ja see loob ja see võib teha seda ja kui ma ei märka ära oma alateadvust, siis see viib mind selle viivitamiseni ja järgmine kord ma viivitan veel rohkem, sest ma sain pettumuse osaliseks, aga ma ei teadvusta endale, et ma sain sellepärast pettumuse osaliseks, et ma viivitasin. Ma ei teinud seda otsust kohe. Ma ootasin, kuni hullud päevad saavad läbi. Või et lootsin veel millegi. Ja selle viivitamisega see ei puuduta mitte ainult rahalist ostu, vaid see puudutab ka mis tahes otsust. Et ma usun, et te olete kogenud seda, et kui te olete mõne asjaga nagu viivitanud ja selle taga peitub ikkagi see rahaline kartus. Ma ei julge riskida või ma ei ole päris kindel, kui see ei ole teadlik, investorid kasutavad viivitamist, eks ju, võib-olla mõned turuhaid on ju, kui see ei ole teadvustatud teadlik, me ei kasuta teadlikkust, siis selle taga on igal juhul siis negatiivne mõtteviis rahast. Mis on teadlikkus üldse? Teadlikkus on, kui ma saan aru, mida ma mõtlen, kui ma oskan oma mõtteid jälgida, kui ma tean ja saan aru, et mina ei ole minu mõte, minul on mõte ja mina ei ole minu mõte. See on teadlikkus. Et ka selle kohta on nagu palju küsitud meie eelnevates töötubades, et mis see mõiste siis on. Nii, siis meil võib olla, vaatame, mis edasi tuleb, neutraalsus. Mis on neutraalsus? Me kõik tahaksime olla neutraalsuses ja ma kirjutasin selle lihtsalt välja, et neutraalsus on mõtteviis, mis on siis vaba emotsioonidest, endiste kogemuste mõjutustest, kontseptsioonidest ehk siis sellistest sõnalistest kinnitustest minevikust tulevikust. Ehk et me põhimõtteliselt oleme olevikus, me oleme siin ja praegu kõige sellega, mis meil on ja me küsime endalt siin ja praegu, mida ma saan praegu ära teha, mida ma hetkel saan ära teha selles olukorras. Ja võt siin ongi see oluline, et ma märkan, millised emotsioonid mul on, siin me ei tegele emotsioonide vabastamisega, kuigi see õpe on ka täna juba saadaval Eestis, siis ma märkan, et mul oli endine selline kogemus, aga ma ei lähe kohe sellesse endisesse kogemusse, vaid ma võtan sellest endisest kogemusest need õppetunnid, need sammud, okei, see läks valesti, see läks valesti, see läks valesti. Jumal tänatud, yes, need vead on juba tehtud, ma saan sellest õppida. Siis ma märkan ära, mida ma endale kogu aeg ütlen. Et ütlengi, et ma olen vaene õpetaja, et mulle ei jätku kunagi raha, ma elan palgapäevast palgapäevani. Kui te olete mugavustsoonis, siis mitte kunagi, mitte midagi ei hakka juhtuma. Sellepärast, et nii ajul kui kehal kogu meie tervikul puudub vajadus otsida mingisugust väljapääsu. Seda ei ole vaja.
Lihtsalt ei ole vaja, sest et teil on mugav ja hea olla. Ja minevikust, tulevikust rääkides, no siin on tohutult, eks ju, seotud hirm, ärevus, jällegi kogemused, mille me minevikust võtame, siis me tassime selle niimoodi olevikust läbi, et me isegi ei pane tähele, et me oleme olevikus ja juba me oleme tulevikus. Juba me sätime selle sama minevikuga seda sama tulevikku. Ja see kõik on alateadlik mäng ja see käib nii kiiresti, sekundiliselt toimub see ümberlülitamine, et me ei märka seda ära. Ma lubasin avada korraks, ma tahtsin öelda veel hirmu ja ärevuse kohta, et väga tihti öeldakse, et mul on rahahirm, ma kardan raha, ma olen ise ka seda kasutanud, rahahirm. Ja ma sain aru sellest, et tegelikult see ei ole hirm. Mis vahe on hirmul ja ärevusel? Ma arvan, et te kõik teate seda, aga ma kordan lihtsalt siis veel üle, et hirm on see, kui ma kohtan karu metsas, siis ma tunnen hirmu. No võib-olla kõik ei tunne, aga siiski, eks. Mul on kõrguse kartus. Ma kardan kiiret sõitu autoga. See on hirm. Ja kui te nüüd vaatate raha, siis no ma usun, et üle 99, jätame 1% lahtiseks, võib olla üle 99, jah, on need inimesed, kellel ei ole rahahirmu, tal ei ole rahafoobiat, tal ei ole seda, et ta kardab katsuda raha või et tal tekib mingisugune täielik foobia või ma ei tea, mis on. Tal on ärevus. Aga kust see ärevus tuleb? See ärevus tuleb kõik sellest, mida me kuuleme, mida me kogeme ja mida me ei teadvusta. Sellepärast, et hirmutada saab ainult seda, millest inimene ei ole teadlik. Kui sa midagi väga selgelt tead, siis seda kohta ei ole võimalik hirmutada. Ja see on jälle oluline endale, et ärge minge kaasa selle, ma isegi ütleks alatu laimuga, et hirm ja rahast ja rahahirm, ärge minge sellega kaasa. Vaadake ära, et see on ärevus, meil on isegi olemas ärevuse kohta koolitus, Kairi on selle veebivarana, on see pakkumise Linnermandi lehel, lühikoolitus, jah. Et sealt saab ka võib-olla kes just tunneb ära praegu selle koha. Et siis te saate sealt omale mõtteid juurde. Nii et ühesõnaga pidasin seda oluliseks tuua selguseks, sellepärast, et hirm tundub meile midagi sellist, mida on väga raske ületada, mis on nagu põhimõtteliselt tuleb alla anda. Et kui just väga head hüpnotisööri ei ole, et no siis ma sellega kunagi elu lõpuni hakkama ei saa. See pole niimoodi. Kõigepealt vaadake, kas see on ärevus. Ja kui see on ärevus, siis hakake sellega tegema. Nii. Mõtteviis võib olla konfliktne. See on ka üks väga oluline avastus. Ja mida ma mõtlen siin? Sõnalised kontseptsioonid, see tähendab siis mida? See tähendab seda, et ma olen harjunud midagi ütlema. Ma olen harjunud midagi ütlema, jällegi ma endale seda ei teadvusta, ma lihtsalt ütlen seda lauset kogu aeg, sest et minu kodus öeldi kogu aeg niimoodi. Ja ma tahaksin teistmoodi mõelda. Ja võib-olla ma mõtlengi teistmoodi, et tõesti see pole enam niimoodi, et kui raha kannad rahakotis, et siis on nagu suurem võimalus raha varastada. Tänapäeval varastatakse raha kontolt ära nii, et sa ei saa aru, ise annad loa selleks. Et lihtsalt märgata siin seda harjumuse jõudu, seda sõnalist kontseptsiooni, et kus tekib konflikt sisemaailma ja võib-olla siis selle välismaailma vahel. Vastandlikud mõtted ja emotsioonid. No just, et ma mõtlen ühte, aga tunnen teist. Siin on praegu isegi võib-olla see chatist saakski öelda siia, et on hea lause kirjutatud, kas raha on võrdne armastusega? No palun. Ära vasta. Oota, Kairi, korraks. Ära vasta, ma kohe annan sulle sõna, aga ära praegu vasta, palun. Ma jõuan sellesse järgmisel lehel juba, siis ma kohe annan sulle sõna, sest ma tahan sinna ette midagi öelda. Et ühesõnaga, ja siis on meil vastandlikud alluskumused, see on täpselt see sama, et meil on konflikt sisemaailmas ja see on nüüd sellisel juhul, mida me oleme Kairiga näinud 2 korda 9 kuud, kuidas inimesed avastavad 7.–8. sammul meie koolitusel alles siis mõned uskumused, sest nad ei näe need läbi. Nad on nii ära seotud ja nad on vastandlikud. Meile tundub, et ma olen valmis selleks muutuseks. Ma tean, et ma olen valmis ja ma olengi valmis 90%. Ja see 10%, mis on siis selle sisemaailma tegemata töö, see juhib mind hopsti tagasi sinna. Ja ma olen selles konfliktis. Et ma ütlen endale ühte, aga ma usun hoopis midagi muud. Ja see uskumus on nii tugev, ma seda läbi ei teadvusta, nähtavaks ei too
ja seda võibki olla üksi keeruline teha, kellel ei ole teadveloleku tehnikaid, kes ei kasuta neid. Nii et ühesõnaga ja siia juurde siis alateadlikud mõjutused. Noh, see on sisuliselt seesama, et mis mul alateadvusest tuleneb ja mis mind mõjutab ja see mõjutab mind mida tegema, mõtlema, ütlema, tegutsema, mitte tegutsema, sellepärast et nii tegutsemisel kui mitte tegutsemisel on tagajärjed mõlemat moodi, eks ju. Mis see veel? See võib meid tagasi hoida ja nii edasi. Nii et okei, jõuame siis selleni, et mida teha. Ja ma võtan nüüd praegu selle punkti ette, Kairi. Võib-olla ma lähen ikkagi siit, ma kohe annan sulle nüüd sõna, et kuidas oli, et kas raha on armastus. Aga esimene asi oligi see, et meil tuleb ära otsustada, kas me oleme edukad, kas me tahame olla rahaliselt edukad. Me tuleb ära otsustada ja selle otsuse alla, võib-olla tahaks isegi öelda, et sellest otsusest, et ma olen edukas üksi piisavaid, see peab ka vaja ära defineerida. Jaa, see on vaja endale ära defineerida just nimelt ja kui sa oled nagu selle ära defineerinud, et mis on sinu jaoks see rahaline edukus on ju, mis see on sinu jaoks, aga see otsus ikkagi, et see otsus, ma saan oma otsust alati muuta. Ma olen inimene ja mul on antud see võimalus, ma otsustan täna nii ja ma saan oma otsust alati muuta. Väga tihti ei juleta otsustada, sest et nüüd ma teen otsuse, nüüd see jääbki nii ja see on justkui nagu sõna andmine. Ma saan oma otsust muuta. Ja ma korraks veel võtan siit 2 sekundit. Ma tahan teile tuua siia ühe harjutuse. Ehk et nagu ma ütlesin, et otsus, kui te olete ära teinud, siis läheb juba selgemaks, helgemaks. Öelge endale, te võite suleda silmad, võite mitte sulgeda, aga öelge endale 2 sõna. Ma kohe ütlen, millised on need 2 sõna. Ja see teeb teile selle illustratiivi, et mis on otsuse jõud. Ehk et nagu ma ütlesin, te ei seisa enam ristteel, te ei kemple seal, et kas ma lähen paremale või ma lähen vasakule või ma ei tea, kas ma tagasi minema või otse või te olete kindlalt ära otsustanud. Ja nüüd selleks, et seda kogeda, ma ütlen teile 2 sõna ja teie ütelge endale 1 sõna ja siis öelge 2 sõna. Nii, esimene sõna on jah. Vaadake, mis teiega juhtub, kui teile öeldakse jah. Või kui te ütlete ise endale, jah, see on selline elujõuline, see on toetav, see on tõstev, eks ole, võib-olla isegi kehahoiak muutub. Ja nüüd, kui te ütlete endale ei, see paneb kõik seisma. Siin on lihtsalt sein vastas. Ja mõnikord see ei on täitsa halvav, eks. Ja kui te olete otsuse ära teinud, siis te olete igal juhul jah energias. See on väga suur samm ja selle sammu õpetas mulle Kairi. Sina õpetasid mulle selle, kui oluline on otsustada. Nii, teine punkt, kuhu ma annan sulle kohe sõna, aga siis eluväärtused ja eneseväärtustamine. Vot siin ma tahtsingi öelda seda, et eneseväärtustamine käib meil läbi raha. Ja nüüd ma, Kairi, annan sulle sõna. Ma tulen nüüd tagasi uuesti selle raha on, kas raha on võrdne armastusega ja ma arvan, et see on ja järgmine punkt, mis on kirjutatud, on kas raha on seotud enda perekonna mustriga, ema ja isaga. Need põhimõtteliselt on 2 sama väga sarnast asja, sest tegelikult meie, kui me tuleme siia ilma, siis meie kõige suurem vajadus, meie kõige suurem püüdlus siin elus on selles, et me oleks armastatud ja kes meid kõigepealt armastavad, ikka meie vanemad. Ja samamoodi on rahaga, et kui seal on kuidagi käitutud selliselt, et see armastus on võrdne rahaga, et lapsele kuidagi tehaksegi selliseid asju, et sa tunned ennast väärtuslikult ainult siis, kui sa midagi teed näiteks ja sulle näiteks antakse raha, siis see on võrdne armastusega. Ja mõni inimene ongi selliselt nagu kasvanud üles, et tema vanemate keel ongi armastus, mis on võrdne rahaga, sest see käib läbi raha. Ja tihtipeale on ka nii, et laps võib-olla ei näegi vanemat, sest vanem on kogu aeg tööl. Ja see näitab seda, et lõppkokkuvõttes see raha on selle vanema mult ära võtnud. Siit tuleb järgmine alateadlik uskumus. Nii et võite korraks mõelda, et millised on olnud teie käitumuslikud ja mõtted seoses sellega, seoses vanematega just. Et see on niisugune päris huvitav teema ja see on niisugune väga suur ja lai teema ja siit võib tulla väga palju erinevaid uskumusi ja mõtteid ja käitumusmustreid seoses sellega.
ja et ühesõnaga jah, ma veel täiendan, siis võib-olla mõni asi kordub, et selle mõttega, aga jah, siinkohal on kõige olulisem aru saada, et kui palju raha mõjutab minu eneseväärtustamist, et siin chatis oli ka, keegi kirjutas, et ma olin kõige väiksem, kõige pisem peres. Ja mulle öeldi, et sul ei ole vaja uusi kingi, uut kleiti ja nii läksin ka kooli, mitte koolikleidiga, tollal ajal ei olnud see vajalik ja kas see on minu üks rahaplokkidest? Loomulikult, sest see mõjutab sinu eneseväärtust, see mõjutab sinu väärtust ja see võib mõjutada kahel viisil, isegi kolmel viisil, et üks viis sellest on see, et sa võtsidki omaks selle, et sul ei olegi midagi vaja ja sa ei väärigi rohkemat, et sulle sobibki see kellegi teise vana kantud kleit, eks ju. Teine viis on see, et sa igal juhul teed kõik selleks, et sul oleks kapis kõik uued kleidid, aga see on ka samamoodi mõjutus, see võib olla positiivne, aga see on samamoodi mõjutus, ma ei ole vaba, ma ei ole neutraalne, ma olen alateadvuslikult juhitud sellest mõttest ja see on igal juhul sund. See on igal juhul sund. Ehk milline minu elu väärtus seisneb rahas, kui palju ma ennast läbi raha väärtustan, kuidas see raha peaks minuni jõudma, kas ma pean eneseväärtuses midagi, kas ma pean talluma eneseväärtuse peal või kas ma pean panema seksikamaid riideid selga või midagi sellist, see on ka kõik seotud eneseväärtustamisega. Et natukene võib-olla siin vaadata ja siin on mul jälle tegelikult üks lihtne harjutus. Jälle tahate, pange silmad kinni, tahate, ärge pange. Me kasutame siin siis sisemist vaatamist. Miks ma ütlen, pange silmad kinni, siis see väline võib-olla nii väga palju ei peegeldu teile. Te saate korraks nagu enda sisse vaadata ja kujutage siis ette, mõnel ei ole võib-olla vaatamine väga hea, aga kujutage siis ette, et te seisate peegli ees. Ja nüüd vaadake ennast. Vaadake ennast sellisena, nagu te praegu olete. Ärge mitte midagi muutke, lihtsalt nagu te olete praegu. Ma mõtlen nagu iga päev te olete. Ja nüüd vaadake ennast selliselt, et teil on piisavalt raha. Teil on täpselt nii piisavalt raha, et te saate olla selline, nagu te tahaksite olla. Näiteks, et ma tahaksin olla väga lahke, ma tahaksin teha palju kingitusi. Milline ma tahaksin olla? Milline on see piisavus? Ja nüüd vaadake nagu kahte peeglit korraga ja lihtsalt püüdke aru saada enda jaoks, millest seisneb erinevus. Kas välimuses, võib-olla mõtlemises, võib-olla kehahoiakus, ehk et mis on teistmoodi. Ma usun, et kellelgi ei tule nutt näo peale, kui mul on natuke rohkem raha. Et lihtsalt vaadake, eks? See on jälle hea koht, on ju. Nii, järgmine samm, fookus. Fookuse kaks kõige olulisemat punkti on see, mis see fookus üldse tähendab. Meil on erinevat moodi fookust, high-level fookus ja siis on fookus, mis on selline läbiv kiir. See on selline kiir, mis paneb, teate, nagu luubiga teete, paneb lausa paberi põlema. Et see kiir on hästi selge. Mis selle jaoks on vaja? Selle jaoks on vaja tegelikult ära koristada eelkõige oma sisemaailm. Me hakkame kõike väljast tegema. Me hakkame väljast sättima asju, me hakkame raha jälgima poes, me hakkame, kui me räägime täna rahast, mindsetist, eks ju, me hakkame hindu jälgima, võib-olla me seal, ma ei tea, mõtleme, kuidas palka juurde saada, me tegeleme kõigega sellega, mis on väljaspool. Fookus tuleb tuua endale, oma sisemaailma, oma mõtete korrastamisele ja fookus peab olema selge, läbiv, kiir. See tähendab seda, et ma koristan ära hetkel kõik selle, mis on asjasse mitte puutuv. Ja see ongi see, ma küsingi konkreetselt, kas see puutub asjasse või ei. Kas see aitab mind selles asjas edasi või ei aita? Kas see puutub sellesse fookusesse või ei? Kas see aitab mul fookust laiendada või toob see fookuse kitsamale? Sest et ainult siis ma jõuan soovitule, kui see fookus on läbiv kiir. Ja mõtted. Millised on minu mõtted? Sest et me hoiame fookuses neid mõtteid, millega me oleme harjunud probleemselt tegelema. Kui me tegeleme kogu aeg oma peas probleemidega, siis meil korraks läheb heledamaks ja me mõtleme lahendusele. Ahah,
ja jälle juhtub see, et lähen tagasi ja fookus on kogu aeg negatiivil või sellel probleemil. Märgake oma mõtteid. See on väga suur samm. 9 sammu koolitusel me tegeleme läbivalt sellega igas teemas, raha teemas, seksuaalsuses, keha, meele teemas, alatavateadvuses, millised on minu mõtted. Ja nüüd selleks, nagu ma enne mainisin, ehk et mis on teadlikkus, kõigepealt püüdke aru saada, et sina ei ole sinu mõte, sinul on mõte, sina kasutad mõtted, sina mõtled mõtteid. Ja nüüd selleks, et võib-olla märgata, milline see mõte on, siis aeglusta seda mõtet. Lihtsalt jälle võite proovida, teeme harjutuse. Öelge endale mingi mõte, tavalise kiirusega, tavalise häälega, nagu te peas kasutate. No näiteks, eks ju, mul ei ole raha. Ja nüüd aeglustage seda mõtet. Mul ei ole raha. Nüüd püüdke veel seda aeglustada. Ja siis veel seda aeglustada, nii kaua, kuni te saate aru, mida te mõtlete. Ehk et kus teie fookus on mõtetega. Ja siit saab hakata seda laiendama, et kas te toote oma fookuse probleemi lahendamisele. Meil alles hiljuti siin paar päeva tagasi oli Kairiga vaja töös teha hästi kiired otsused ja Kairi ütles, mina olen orienteeritud lahendusele ja see tõi kohe ma tagasi teise energiasse. See energia muutus niimoodi, sest oli keegi, kes näitas mulle kätte, et ma olen oma sisemaailmas ära eksinud. Aga ei pruugi alati seda inimest kõrval olla. Ja siin on vaja ennast treenida. Nii, ma ei tea, mitmes samm see siis on, olevik, ehk et ära peatu endistel vigadel. See on põhiline raha teemades, mida kardetakse, on see, et see kordub, ma jään jälle kõigest ilma, ma kaotan, nii on juba kord olnud, siis meenub kuskilt sealt, et ema ütles ka, et näed, ma ütlesin sulle ja see kõik muutub nii ehedaks, et ma julge siin ja praegu olevikus mitte midagi proovida. Ma jään pidama sellele endisele kogemusele, mis on nii tõene, nii ehe ja ma siin olevikus ei tee mitte midagi. Ja nüüd pange tähele, et see kõik toimub mõttemaailmas. Mõnikord me ei jõuagi isegi tegudeni, vaid see kõik toimub mõttemaailmas. Ja vot siin on jälle hea tuua endale meelde see fookus, ehk et mul on ärevus või et mul on hirm, tõenäoliselt hirmu siin ei ole, vaid see ongi ärevus, eks ju. Ja siis see teadvustamine. Tookord oli nii, kuidas ma nüüd teen. Ma usun, et see on nagu see kohaloleku harjutusi, no siin võib igasuguseid harjutusi tuua, ma ei hakka neid praegu tegema, aga need on näiteks ongi üks kohaloleku harjutus, mis on vähem tuntud, enam tuntud on need, et vaata oma näppe, käsi, vaata midagi ja siis sa tood ennast sellega olevikku. Aga võib-olla üks selline olevikus olemise harjutus on see, et kui sa kirjutad, näiteks mõtled ja kirjutad samal ajal, sa kirjutad oma mõtted paberi peale välja ja mitte selles ei seisne olevik, vaid olevik hakkab seisnema selles, kui sa võtad selle paberi kätte ja sa hakkad lugema seda mõtet, mida sa sinna kirjutasid. Mina kasutan väga tihti oma teadvuse treenimiseks lindistamist, et ma võtan mingisugune 2-3 minutit, võtan mingi teema, loen selle endast välja ja siis ma kuulan seda lindistamist ja mul käib niimoodi, ahaa, jumal küll appi, mis asja, et kogu aeg mul tekib nagu kahekõne sellega, sest muidu ma mõtlen nii kiiresti, et ma ei pruugi alati kõigest aru saada, kus on see alateadvuses peidus, kus on see alluskumus, mis asi see on, mis mind takistab. Et see päris hea nipp. Nii et piiravatest uskumustest vabanemine. No see tundub nii lihtne on ju. Noh, mis sind piirab, lase lahti. Me oleme nii palju kuulnud seda. Lase lahti oma uskumusest, mis sa sellest kinni hoiad, see ei toida sind, see ei aita sind. Aga kui ma ei tea, mida ma usun, kui ma usun seda, et kõik on nii ehe ja oligi nii ja see piirabki mind, sest see kogemus oli, juhtuski niimoodi. Eks ju, mis see mõte mulle räägib, minu enda häälega. Siin on väga hea harjutus. Kaks harjutust. Üks harjutus on see, et pange korraks silmad kinni või siis kasutage sisemist vaatamist lahtiste silmadega. Ja meenutage, kuna me räägime täna rahast, millal te olete jätnud midagi tegemata raha pärast. Ehk et mitte sellepärast, et teil raha ei ole, vaid sellepärast, et te usute, et eelmine kord läks niimoodi ja ma ei tee seda. Ma usun, et kõigil on see kogemus olemas.
Ja mida siin veel saab kasutada, ehk see teine nipp on see, et võtke, meis on ju olemas, eks ole, kõigis sisemised kriitikud ja erinevad rollid, aga kutsuge nüüd endas üles kahtleja. Ja see kahtleja võiks nüüd olla see, kes kahtleb kohe 200-ga absoluutselt kõiges, mida see uskumus teile ütleb. Kui te olete märganud oma uskumuste ja kui te olete sellest teadlik, siis kutsuge üles see kahtleja. Ja nüüd andke lihtsalt endale, las see kahtleja siis hakkab kahtlustama, et kuule, kas ikka on niimoodi? Et kuule, vaatame koos, avage nagu siin arutelu, eks ju. Ja mis selle mõte on see, et püüdke vaadake natukene kaugemale sellest emotsioonist ja mõttest, aga lubage hakata mõttel muutuma. Et piiravast uskumusest vabanemine, kui te nüüd hakkate omal käel tööle, siis lubage hakata sellel mõttel muutuma. See on täpselt samasugune otsus. Ma otsustan, et ma luban sellel mõttel hakata muutuma. Ja sealt hakkavad juba tulema muutused. Nii et tegelikult me jõuame, siin on muidugi veel neid nippe, vaatame, kuidas meil veel aega jääb. Aga mis siis viimaseks on see, et hankiga abi tasuta ja tasulistest võimalustest. Kairi, kas enne, kui ma seda punkti avan, kas sa midagi tahaksid veel öelda? Tihtipeale ma tahaks võib-olla siin selles nendel eelmistel vigadel ja nendel igasugustel uskumusel lase lahti ja kõik, et tihtipeale me pressime ennast või sunnime ennast kuidagi selles olukorras. Me hakkame nagu, et ma pean selle nüüd lahti laskma ja mis vead ma siin nüüd tegin ja et vahel on olulisem isegi see, et ma saan aru, et see on ka minu elu osa, et ma olen seal, ma olen niimoodi toiminud ja kõige olulisem see, et ma märkan seda. Et me tahame väga nagu enda suhtes olla ikka sellised jõulised või nagu ennast nagu pressida või kuidagi nagu suruda ja sundida, aga pigem ma ütleks, et nagu nii me maailmas nii palju sunnime ennast tegema ja me piitsutame ennast igasugustes asjades, et mingites kohtades mina soovitan hoopis pehmust ja see pehmus, kui ma olen enda suhtes pehmus, ma hästi palju oma klientide juures seda kasutan, sellist leplikkust ja pehmust, et see aitab tihtipeale palju rohkem ja need uskumused ka, et ma nüüd pean selle uskumuse leidma, mis asi see mind nüüd takistab, et võib-olla on see, et leppida sellega, mis praegusel ajahetkel on, praegu on nii, mõnikord see on nii raske ja mõnikord see olukord on nii ebamugav, aga kui ma sellega lepin, siis see pinge läheb väiksemaks. Ja mina arvan, et see on üks kõige lihtsam harjutus üleüldse siin elus. Et kui ma saan aru, et praeguses olukorras on nii, mina näiteks pean ära kolima siit oma kodust täiesti ootamatult. See on praegu nii. Ja kui ma hakkan seda nüüd hirmsasti pingestama enda sees, siis ma võin öelda, et ma ei tea, kus, võib-olla ma olengi lõpuks ei tea, kus kohas on ju. Aga kui ma võtan seda nagu rahulikult, ma saan aru, okei, praegu on selline olukord. Ja siis hakkavad need lahendused ka tulema. Nii et olge enda suhtes pehmemad, et ärge hakake ennast jõuga kuhugi pressima. See on nagu kõige siuksem, kuidas ma ütleks, kõige tervendavam koht üldse. Ma tooksin siia veel ka võib-olla ühe näite, mis isiklikult ka nagu resoneerub, on see, et kui meil kõigil on võib-olla vanemad öelnud, et raha ei tohi ära kaotada, et vaata, et sa hoiad raha, eks, et sellele rahale on nagu kogu aeg omistatud midagi nagu enamat, kui mina olen. Et raha ei tohi ära kaduda, aga kui mina siis tänaval kaduma lähen, eks, või ma mäletan, et minu vanaemal oli hästi ilus rahakott, temal oli, minul ei olnud. Ja küll ta seda rahakotti silitas ja armastas ja mulle tundus, et mind mitte. Ja see raha ei tohi ära kaduda, see jätab meie sisse sellise kramplikkuse, ärevuse ja just nimelt Kairi sellise kinnihoidmise ja sunni, eks ju. Aga millisesse energeetikasse see meid toob? See toobki meid sellisesse energeetikasse, kus puudub absoluutselt igasugune vooseisund. Ja võt see on nüüd see alateadvuslik juhtimine, et see alateadvus hakkab meid juhtima ja fookus on meil kogu aeg sellele, et ei tohi ära kaduda. Aga te teate ju universumi seadust. Universum ei tunnista eid. Ei ole olemas, et universum ütleb ei. Kui me ütleme endale, et raha ei tohi ära kaduda, siis universum loeb, raha tohib ära kaduda. Ja te võite praegu naerda selle peale. Aga kui te praegu mõtlete korraks tagasi ja vaatate oma elu, siis kui palju teil on elus olnud neid olukordi, kui on niimoodi juhtunud, et keegi on niimoodi öelnud ja läbi eituse ja on niimoodi juhtunud.
Nii et me ei saa sellest üle ega ümber, on teatud seadused ja need kehtivad ka siis, kui me usume nendesse või ei. Nii et ja võib-olla ennem veel, kui me nüüd seal päris lõppu jõuame, kohe jõuame sinna, et alguses me mõtlesime selle peale, et sõna raha, et missugust emotsiooni see tekitab, mis mõtteid see minu peas tekitab. Ja tegelikult, kui nüüd päris aus olla, kui sa võtad selle rahasedeli näiteks kätte, siis see raha on täiesti neutraalne. Seal ei ole ühtegi emotsiooni. Meie ise tekitame sinna emotsiooni juurde. Ja no siin on ju see tore näide, mis ma sulle just üks päev rääkisin, et on olemas üks teenus, mis on siis ütleme tavamaailmas maksab, oletame seal nagu, ma ei tea, 30 € päev, aga rikaste maailmas maksab see 300 € päev. Ja mis ma tahan sellega öelda on see, et mul on üks selline kogemus, kus üks inimene tuli minu juurde, ütles, et tead, et ta teeb seda tööd, ma ei tea, oletame, ma ei tea, mis see töö võiks olla. Okei, oletame, et lapsehoidja. Et ta teeb seda tööd, ütles, et näed, et muidu mul on päevapalk 30 €, aga rikaste inimeste juures, et see on 300 €. Aga need rikkad inimesed, nad on nii kurjad, nad on nii halvad, et raha rikub inimesed ära ja nii edasi, nii edasi. Et raha on halb. Ei ole raha halb. Sellele inimesele on raha niimoodi mõjunud. Seda inimest on raha niimoodi siis käändunud, kasvatanud. Sellel inimesel on sellised sisemised haavad, mida ta niimoodi läbi raha väljendab. Saate aru? Siin ei ole seda, et raha ja rikkad on halvad. Või siis nagu see, et raha on must, on ju. Ei ole raha must. Me lähme peale raha kohe käsi pesema. Käed on mustad. Käed teevad raha mustaks. Ja see on ka jälle oluline aru saada, et kuidas me stambina nagu mõtleme ja liigume selles. Aga hea küll. Palun vabandust, et see kõik oli selline põgus ja kiire, sest nii palju tahaks anda. Me otsisime Kairiga nagu teemat, et kuidas veel inimestele anda. Me oleme omalt poolt andnud suure panuse sellega, et me oleme loonud ka palju tasuta vara. Et vaadake Innermindi lehte www.innermind.ee, pärast seal allpool on meil ka logod. Seal on ka tasuta vara, laadige alla, sest et tegelikult, kui viimane punkt ütleb, et hankige abi tasuta tasulistest võimalustest. Alguses alustage võib-olla jah sellest, et mis on tasuta kätte saada, vaadake läbi, liikuge tasulistesse võimalustesse, te igal juhul investeerite. Mis tahes koolitus see on, te õpite midagi juurde, te saate midagi teada ja kui te saate midagi teada, siis te saate muuta. Ma võib-olla põgusalt veel tooksin tähelepanu sellele, et meie põhikoolitus, mis on siis 9 kohtumist iseendaga, kestab 9 kuud ja seal me töötame kõikide teemadega läbivalt. Ma nimetan siin mõnda, eks ju, et tava-alateadvus, 5 muutuste molekuli, emotsioonide ring, keha, meel, psühholoogiline finants, vabadus, minevikuvarjud. Kairi on ka konstellöör, avab meile natukene konstellatsiooni teemat. Suhete võrgus on meil külalisesinejaks Epp Kärsin. Finantsvabaduses on meil Sirle Truuts ja siis Hakkan ettevõtjaks portaali asutaja ja meil on ka 9 samm tagasivaate aken, kus me töötame tegelikult ühe teemaga ehk siis mis on tava- ja alateadvus. Me kogu aeg toome alateadvusest asju üles, vaatame neid tavateadvusest ja loome siia muutuseid. Ja nagu ma ütlesin, esimene samm meil ongi tegelikult tava- ja alateadvus. Inimesed avastavad midagi, aga nad ei pruugi sellest kõigest aru saada ja alles viimastes sammudes jõuab see kohale, et kas tõesti 20+ aastat ma olen seda endast kandnud. Nüüd ma saan sellest aru. Nii et see 9 kuud koolitust on, nagu Kairi on ka öelnud kunagi, et see on nagu lapse sünd, et see ei ole päris juhuslik. Me oleme läbi mõelnud selle, et miks see peaks nii olema. Ja tänaseks 2 lendu ka läbi katsetanud. Üle 90%, kes on alustanud, on jäänud ka meiega lõpuni. Ja suur tänu selle eest. Aga mis seal siis on, ma ütlen veel lühidalt ära. 9 kuud ja selle sees on siis meil 36+ videot. Miks ma pluss ütlen, sest seal on meil külalisesinejate videod, meil on Zoomi kohtumised, meil on külaliskohtumised, meil on iga kuu, iga nädal varustatud töölehega või siis mindset harjutusega või siis hüpnoosiga või siis meditatsiooniga. Nii et te saate seda kõike, mida te veebivaras õpite. See koolitus on teist endast.
Vot selle koolituse kõige suurem võlu on see, et see koolitus on teist endast. Te ei õpi mitte kellegi teise kohta. Te võite teada saada midagi oma emast, te võite midagi teada saada oma isast, oma abikaasast. Te võite võib-olla midagi aru saada oma lastest, aga see koolitus on teist. Ja me oleme jälginud seda, et inimene saaks muuta enda sisemaailma. Et kuidas kogu aeg suunata. Lisaks me oleme 2 terapeuti, kes me oleme toetavad kogu aeg olemas ja pakume ka järeltuge. Ma ei tea, Kairi, kas midagi jäi ütlemata? No võib-olla järgmise slaidi võtta, siis on seal olemas meie need. Jah, ma korraks vaatan veel siit üle. Jah, meil on ka see suletud Facebooki grupp, kus on siis turvaline keskkond. See tähendab seda, et see grupp, kes alustab, hakkab koos liikuma, see haavatavus, need sisemaailma teemad, mis nähtavaks tulevad ainult toetuses, ainult selles, kui ma saan selles väikeses maailmas, te saate endale lubada, et te näidate seda haavatavust, mis teil on. Te saate oma haavad välja tuua ja kui te seda väikeses maailmas, väikeses sootsiumis ei tee, siis selles suures maailmas ei tee te seda ammugi. Et see on ka praegu tegelikult enda jaoks see otsustamise koht, et kas ma tahan kõige sellega edasi minna või ma tahan midagi oma elus muuta. Ja kui te vaatate neid muutuseid, siis samamoodi, võib-olla mõnda asja teil on õnnestunud muuta, aga enamus asjadega on nii, et kui me üksi alustame, meil ei ole seda tuge. Meil ei ole seda distsipliini, meil ei ole seda jätkusuutlikkust, no lihtsalt ei ole, sest elu tuleb peale. Et grupitöös on see väga suur jõud. Ja omalt poolt ja muuseas ma tahan öelda veel lisaks seda, et kui me vaatame seda enesearengu koolitust seest poolt, siit selle turu seest poolt, väljaspoole, siis see raha ja see rahaline väärtus on igal juhul 100% tasakaalus, isegi üle, sest et see oli kokku pandud projektina ja sellesse on loodud, sellesse on pandud kõik meie kogemused, meie oskused. Ja ka palutud, eks ju, külalisesinejad. Nii et hinnast rääkides on siis hinnatablool näha ja me aktiveerisime praegu kõikide koolitustel või tähendab siin täna selle Zoomi olijatele sooduskoodid. Kairi, äkki paneme need chatti ka. Et kes soovib registreeruda, siis ma pärast näitan viimast slaidi, kuhu saab minna www.innermind.ee/9 samm. Te võite ka niisama sellel lehel ringi vaadata, midagi ei juhtu, keegi teid kohe kuskile võrku ei tõmba, ärge kartke, et te kaotate oma raha, see on igal juhul investeering iseendasse, aga teilt niisama keegi raha ära ei võta. Lisaks meil on raha tagasi garantii. Kui te tulete osalema ja 2 nädalat kehtib meil raha tagasi garantii, mis tähendab, et 1 kuu pool te saate läbida ja kui te siis otsustate, ei, see pole minu jaoks, ma ei soovi, ma ei taha, siis küsimusi esitamata, me maksame teile raha tagasi ja te saate liituda siis mõni teine kord, kui te tunnete, et te olete selleks rohkem küps. Kasutage seda võimalust, kui teil tekkis huvi ja kui te tunnete, et tõesti, nüüd on see koht, ma tahaksin oma sisemaailmast rohkem teada, või siis tahaksin teada, et miks mu välismaailmas midagi ei muutu, siis ametlik sooduse aeg on läbi. Need soodused pakkumisele avalikus veebivaras ei tule, ainult siis töötubades. Juhul, kui meil need veel tuleb, me ei tea, täna vist ongi meil viimane või eelviimane, meil vist päris viimane. Nii et ühesõnaga kasutage seda soodust. 2 päeva see on teile aktiivne. Kas see, Kairi, jäi 16.09 või 15.09? See jäi vist 16.09. Jah, ma teen siin kohe paranduse, et jääks silma ette ka. Kuni 16.09 kehtivad siis need sooduskoodid. Arveldada saab ettevõttega, eraisikuna, kuidas te soovite. Ja meil on väga ilus veebileht. Võib-olla veel, ma siin ei oska midagi teha. Meil on väga ilus veebileht. Suunan teid sinna kohe ka vaatama, ringi uudistama, nii et ühesõnaga tehke oma valik lähtuvalt oma sisemaailmast, lähtuvalt oma südamest ja meie sekka olete igal juhul väga-väga oodatud. No nii, nüüd mul ei taha see PowerPoint eest ära minna. Aga minu poolt oleks praegu lühidalt kõik, ma ei tea, Kairi, jõudsimegi 1 tund ja 2 minutit. Ja, nii et see raha teema sai hästi põgusalt läbi käidud, et seal meil on 1 moodul täiesti terve kuu, kus meil on 4 osa selle rahaga, pluss veel lisavideod, nii et pluss veel siis töölehed ja muud meditatsioonid, nii et päris pikk
tegelemine sellega, pluss veel Zoom, mida me oleme alati selleks siis nagu eraldi veel kokkuvõtlikult kasutanud. Nii et olete tõesti teretulnud ja minu poolt ka siis tänud, et kuulasite ja ma loodan väga, et me kellegi kohtume. Ja loodan ka, julgustan teid, vaadake, kui ilus pilt veel lõpetuseks, et ta pakub kompassi ja kuigi see tundub, et see kompass on kellegi teise käes ja keegi teine näitab suunda, siis meie eesmärk on ikkagi see, et juhendada teid üles leidma teie enda kompassi ja juhinduda alati seestpoolt väljapoole. Nii et ma ei tea, ilus lause, mis oleks, kui vaataks elule otsa nii, nagu see elu on. Et veel kord minu poolt ka suur aitäh teile ja uute kohtumistele. Aitäh, tõesti suur tänu, et te täna tulite. Aitäh teile. Aitäh. Nii, saame vist